raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast Raadio 3, Ring FM'is, Ruut FM'is ja Kuressaare pereraadios pühapäeva hommikuti kell 11. Kordus on õhtul kell 9 ja muidugi internetis saab järgi kuulata iga kord, kui süda lustib. Tuleb kohe ette vabandada eelmise saate hilinemise tõttu, kuna saate siis tehniline süsteem on nii, et on pandud nii-öelda autopiloodile, siis suvine ümberseadistus ei olnud tehtud ja tuli käsitsi seadistada ja saade läks eetrisse mõni minut hiljem. Pole hullu, süüdlased on maha lastud ja sugulased Vilsandisse küüditatud. Rohkem ei juhtu. Aga tänane saade on meil ikka jätkuvalt Eesti sisepoliitikast ja Kaja Kallasest ja saade on meil niimoodi tehtud, et mina olen stuudios ja meil on 2 inimest telefonil, et oleks rohkem tuumakam arutelu. Tava saate külaline või saate osaline Mart Helme on meil ühel telefoniliinil ja Ants Frosch, kes on Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalvekomisjoni liige, meie erakonna fraktsiooni liige, on meil teisel liinil. Tere Mart ja tere Ants. Hommikut. Tere. Nii, proovime sellise hübriidsaatega hakkama saada, et alustame ikkagi siis ütleme mingitest sündmuste kokkuvõttest, et nädalakene on jälle veerenud meil Kaja Kallase Vene raha, kaldkriips vereraha ja meedias siis veidi eufemistlikumalt idavedude skandaali märgi all ja siin on sellised mõned juhtunud on vahepeal uusi sündmuseid, et esiteks oli meil siis 2 erikomisjoni, korruptsiooni erikomisjon, mida Mart juhib ja siis julgeolekuasutuste ehk rahvakeeli Kapo erikomisjoni istung, mida juhib Jürgen Ligi. Ja lisaks sellele oli siis ka on nii-öelda settinud või selgunud, et Eesti 200 on põhimõtteliselt otsustanud, et nemad Kaja Kallase jätkamist toetavad, on seda välja öelnud valitsuse pressikonverentsil, on seda välja öelnud erinevate oma teiste eestkõnelejate kaudu, ehk nemad on selgelt Kaja selja taga. Veidi ambivalentsemad on siis sotsiaaldemokraadid, kes oma erinevate juhatuse liikmete kaudu, näiteks Juske kaudu või ka siis endise tööminister Petersoni kaudu on öelnud, et see ei ole normaalne ja nii jätkata ei saa ja ka esimees Lauri Läänemets on öelnud, et nad ootavad, et Reformierakond midagi otsustaks, ütleme sellises toonis, et võtke ometi Kaja maha. Aga me keegi ei oota, et kui siis nende ootustele ei reageerita, et sotsid midagi siis tegelikult ette võtaks. Võib-olla ikkagi need kõige sellised olulisemad sündmused rullusid lahti nendes 2 erikomisjonis, kui nüüd selle korruptsiooni erikomisjoni istung oli avalik ja kõik said väga selgelt näha, kui süüdimatu ja kui ettevalmistamatu ja kui jätkuvalt valelik on Kaja Kallas, siis Kapo erikomisjonis ju silmasid peal ei ole ja Jürgen Ligi võib sealt pärast koosolekut välja tulla ja ükskõik mida rääkida, teatades sinna otsa, et ega me tegelikult ei tohigi rääkida, mis seal toimus. Ma küsiksin, selles mõttes alustaksin siis Ants sinust, et seal ju nii palju kui mina tean mingisuguseid punase templiga riigisaladuse dokumente komisjoni koosolekul selles mõttes ei näidatud, et seal mingeid riigisaladusi ju tegelikult ei räägitud, nii et meil ei peaks olema või me ei peaks kaasa minema selle mänguga, et kõik, mis seal räägiti, oli tohutu riigisaladus. Et kas sa meile mingi lühikesema kirjelduse teed, mis seal siis toimus tegelikult selles Kapo komisjonis? Ja loomulikult. Kindlasti on selles komisjonis ees kaitsepolitsei ameti siseregulatsiooni kontrollimine, sest see, kuidas teostatakse julgeolekukontrolle ja kuidas teostatakse teabehanget, peab olema kaitsepolitseiameti sisedokumentidega kaetud. Neid dokumente komisjonil praegu ei ole ja tõenäoliselt need mingi aja jooksul komisjoni laekuvad. Loodame, et see on võimalik nii ruttu kui vähegi võimalik, sest
see kuupäev, mis nüüd paika pandi järgmisest komisjoni istungit, kuhu kutsutakse Kaitsepolitseiameti peadirektor, see on 18, sest ta on vahepeal lähetuses. Aga jah, see mulje jäi küll selline, et komisjoni istungi järgselt andis komisjoni esimees täiesti selgelt omapoolse tõlgenduse sellest, mis komisjonis toimus ja päris täpselt see kindlasti ei kajasta seda meeleolu ja seda arengut, mis seal komisjonis siis oli. Ehk isegi huvitavamad on need meediakajastused, mis siis tulid Kaitsepolitseiameti peadirektorilt ja ka Kaitsepolitseiameti endiselt peadirektorilt Arnold Sinisalu on pidanud vajalikuks anda meedias peale seda nõndanimetatud Kaitsepolitsei komisjoni istungit väga kindlaid seisukohti. Ja üks neist väärib tähelepanu. Nimelt Arnold Sinisalu on väitnud väga selgelt ja kõval häälel, et Kaja Kallas peaministrina tajub julgeolekuohte. Mina leian, et siin on teatud vastuolu. Kui Kaja Kallas tajub julgeolekuohte, siis mis moel seesama inimene, kes on piisava teadlikkusega, ei tajunud neid ohte, mis on seotud Vene vedudega. Teine küsimus, mis meile kindlasti huvi pakub, on see, kas Kaitsepolitseiamet teadis nendest idavedudest ja kas ta informeeris peaministrit, sest peaminister ise on öelnud, et Kaitsepolitsei ei ole teda informeerinud sellest. Et siin on vastuolu olemas ja selles vastuolust tuleb selgusele saada. Mulje jääb selline, et Kaitsepolitseiamet ühtepidi üritab oma mundriau kaitsta ja rääkida sellest, et nendel ei olegi kohustust moraalsetes küsimustes peaministrit hoiatada, sest sanktsioone ei rikutud, kuigi me teame, et see ei ole lõpuni praegu selge. Ja teistpidi, et Kaja Kallas jälle räägib meile sellest, et Kaitsepolitsei oleks pidanud teda hoiatama. Ilmne, et mõlemal poolel on puudu sellisest elementaarsest asjast nagu hoolsuskohustus. Päris kõike ei saa ju näpuga seadustest realt järgi ajades teha. On elementaarsed asjad, kus inimese talupojamõistus peab tööle hakkama. Ja selge, et moraalsed küsimused on täiesti kõrvale heidetud kapo pool. Kas see on põhjendatud või mitte, kas sellest peab komisjon selgusele jõudma? No ma ütlen siin vahele omalt poolt, et kui jääb selgusetuks, kas siis hoiatati või ei hoiatatud või kas kapo teadis nendest idavedudest, konkreetselt siis Arvo Halliku firmade ja tema isikliku osalusega tegudest Venemaa suunal, siis loomulikult teadis. On praeguseks ju ajakirjanduse vahendusel välja tulnud, et nad andsid ju Stark Logisticule eriloa sanktsiooni all oleva kauba vedamiseks. Ma ei tea, kas Stark Logisticule või mõnele firmale, ma praegu täpselt ei ole mul seda ajalehe artiklit silma ees, aga nad andsid ju loa, eriloa. Venemaa vedude jaoks on välja antud 5 eriluba ja nendest erilubadest vähemalt 1 on antud välja Kaja Kallase abikaasa firmale. Järelikult ei ole võimalik öelda, et Kaitsepolitsei ei teadnud selle suunalisest tegevusest, teadis. Ja nüüd on minu jaoks küsimus muidugi see, et kui nad teadsid ja kui nad ei informeerinud peaministrit sellest, kui nad ei hoiatanud sellega seotud ohtudest, siis minu elukogemus ütleb 2 asja või 3 asja koguni. Esiteks, kas sellisel juhul kasutati Arvo Hallikut ja teisi temaga seotud ärimehi Venemaal mingit sorti luuretegevuse ja info kogumise allikatena. See on üks võimalus ja seetõttu ei pandud kätt ette, vaid vastupidi, anti koguni eriluba. Ja teine võimalus on see, et Kaitsepolitsei on koos Kaja Kallase ja tõenäoliselt väga paljude teistega korrumpeerunud, mis on ju lihtsalt katastroof. Ma ei väida seda, ma lihtsalt ütlen, et minu elukogemus esitab selle küsimuse. Ja 3. variant on see, et nad on sedasorti äpud, et nad lihtsalt mitte millegagi hakkama ei saa ja nad ei hooli mitte millestki. Ja see on täpselt, nagu sa Ants ütlesid, hoolsuskohustus on täiesti täitmata.
no üks asi, mis seal koosolekul siiski väljendati, mis tuldi sealt ikkagi sellest koosolekust tuli välja, oli see, et kaitsepolitsei ajab sõna otseses mõttes formalistlikult näpuga järge või vähemalt praegu räägib seda parlamendi järelevalvele, et nemad ajasid formalistlikult näpuga järge, kontrollisid ainult seda, mida nad pidid väga selgelt kontrollima, ainult siis, kui nad pidid väga selgelt kontrollima ja ei midagi enamat ja ei midagi varasemat, et kaitsepolitsei ütleb, et nemad ennem, kui Kaja Kallas peaministriks said, Kaja Kallasele mingit julgeolekukontrolli ei teinud, mulle jääb see väide täiesti arusaamatuks selles mõttes, et kui tehakse 21. aasta alguses julgeolekukontroll, siis see julgeolekukontroll saabki ju olla ainult tagasivaatav või suures osas vähemalt tagasivaatav, et mida te varem olete teinud, missugused teie sidemed ja suhted on, kus sa käinud oled, et millised su ärid on olnud, et noh, see on ju üks suur osa sellest julgeolekukontrollist, eks. Kui nad ütlesid, et me varasemat aega, kui 21 aasta jaanuar, kui Kaja Kallas sai peaministriks, ei vaadanud, siis mulle see juba iseenesest tundub täiesti arusaamatu. No see on vale väide, Ants võib parandada, Ants teab võib-olla neid asju paremini, see on absoluutselt vale väide. Kui mina käisin viimati seal oma riigisaladuse lubasid ja NATO lubasid taotlemas, siis mindi minu asjadega küll palju kaugemale. Ja esitati ikkagi väga teravaid küsimusi seoses sellega, et ma olin võtnud ka ühelt eraisikult laenu, miks ma selle laenu olin võtnud, milleks ma seda laenu kasutasin, kas see laen on praeguseks tagasi makstud, kas ma maksin tagasi selle sularahas või ühesõnaga, ehkki neil kõik pangadokumendid olid ju silma ees ja nad teadsid väga hästi, kuidas see raha liikunud oli. Aga seda kõike oli vaja minult küsida. Miks minult oli vaja küsida, aga Kaja Kallaselt ei olnud vaja midagi küsida? Ja teine asi, mis tuli sealt komisjonis või mis on nüüd tänaseks selgeks saanud, ma ei ütle, et see on tulnud komisjonis välja või kuidas see on välja tulnud, aga et Arvo Hallikut ei kontrollitud üldse. Vähemalt väidetakse, et tema kohta ei ole tehtud mingit taustakontrolli ennem kui alles nüüd, mil on puhkenud skandaal, mis mulle tundub ka arvestades seda, mida just Mart ütles, et on antud erilubasid, et kuidas need eriload antakse siis ilma igasuguse kontrollita, lihtsalt kirjutatakse, kas see on ka puhas formaalsus, et keegi tahtis ja kohe andsime, ja mingisugust taustakontrolli ei tee, ei omanike ringile, ei partnerite ringile, mulle räägib see ikkagi. Meie peamise vastuluure asutuse, kaitsepolitsei on meil vastuluure. Välisluure on välisluure, aga kaitsepolitsei on vastuluure, kes peab takistama Eesti-sisest välisriikide mõjutustegevust. Et minule räägib see küll täielikust läbikukkumisest meie julgeoleku tagamisel vastuluure vallas. Ja täpselt nii, nagu sa Mart ütlesid, nad on kas täiesti saamatud ja käpardlikud või põhimõtteliselt korrumpeerunud ja see korruptsioon, ma ei mõtle siin praegu seda, et keegi lükkas laual kohvritäie sularaha kellelegi, et ta vaataks mujale või ei vaataks üldse, vaid see korruptsioon, mina pean siin silmas ikkagi seda, et tehakse poliitilist katet ideoloogilistel põhjustel teatud inimestele ja selle poliitilise katte tegemise nimel tegelikult ohverdatakse Eesti julgeoleku huvid. Ja see on minu meelest peaaegu sama suur skandaal kui see, et peaminister ja tema abikaasa tegelevad Ukraina sõja ajal Venemaal raha teenimisega. Aga Ants, kuidas sina seda näed? Ja, tõepoolest, siin on Kaja Kallas on pareerinud põhiliselt sellega, et 21. aastal, kui temale vormistati NATO luba kõige kõrgemal tasemel, et siis ta valgustati täielikult läbi. No paraku on küll selline mulje praegu, et see läbivalgustamine on toimunud justkui selle hetke peale, mitte ka varasemale, mis varasemat eluperioodi puudutavalt. Ja alles seejärel, kui on skandaal puhkenud, on alustatud siis vaatlust, kas esineb mingeid fakte, mis viitaks julgeolekuohtudele või šantažeeritavusele. Aga samas on täiesti selgelt kõrvale visatud kaitsepolitsei poolt see, mida oleks eeldanud igalt normaalselt kõrgelt riigiametnikult,
see on see sama kohustus hoida oma riiki, olla hoolas selle institutsioonide puhtuse eest ja seda pole tehtud. Sinisalu on, ma nüüd tsiteerin Sinisalu. Sinisalu ütleb ilusasti. Moraalsete ja eetiliste küsimustega me ei tegele. Küll aga informeerime, kui on probleem, et peaministrit võidakse manipuleerida või santažeerida. No sellise lähenemisega ei oleks ilmselt aastakümneid tagasi toimunud Savisaare lindiskandaal üldse jõudnudki pealispinnale. Aga toona oli Kaitsepolitseiameti eesotsas peadirektor, kes nägi probleemi ja probleem lahendati. Et oli võimalik peaminister kaasata, president kaasata, aga praegu ei ole midagi tehtud. Mina näiteks ei tea, kas presidenti on täiendavalt briifitud, täiendavalt informeeritud. Me ei tea ka seda, kas peaministri Stenbocki majas Riigikantseleis töötab koordinatsioonibüroo, kes saab regulaarset informatsiooni nii Kaitsepolitseilt kui ka Välisluureametilt. Kas nende kaudu on peaministrile selgitatud seda olukorda, mis idavedudega tegelikult on ja seda moraalset vastuolu, mis on praegu tekkinud? Need küsimused tuleb lahendada. No mina näen praegu asja juures, ma näen seda asja ikkagi veel mustemas toonis antud, mina näen seda niimoodi, et Kaitsepolitsei on praegu mobiliseeritud surve all oleva ja kriitika all oleva peaministri renomeed päästma ja päästma on toodud ta sellise tegelikult eksitava väitega, et mida siis see kapo meile ütles nii avalikult kui komisjonis. Ei, Kaja Kallas ja tema abikaasa Arvo Hallik ei ole Vene agendid. No ega me keegi ei olegi väitnud, et nad on Vene agendid. See ei ole meie väide. Me väidame hoopis muid asju siin. Ja kui Kaitsepolitsei ütleb, et meie moraalseid hinnanguid ei anna, siis seda võib vaadata kahte pidi. Üks vaatamise võimalus on öelda, et nad ütlevad meile läbi lillede, et moraalselt on asi nii hukkas, et me ei saa isegi midagi öelda. Ja teine võimalus on vaadata seda nii nagu reformierakondlased ütlevad, et juriidiliselt on kõik korrektne, ärge rohkem seda teemat torkige. Ma arvan, et see esimene tõlgendus on Eesti avalikkusele see korrektne. Kaitsepolitsei ütlebki oma linnukeeles, ametniku keeles, et asi ongi nii mäda, et ongi metsas. Ja põhimõtteliselt me oleme jõudnud praegu olukorda, kus Kaja Kallas on võtnud hoiaku, et tema lahkub Stenbocki majast ainult käeraudades. See olukord on täiesti enneolematu. Et senikaua, kui keegi ei leia talle paragrahvi, tema ära ei lähe. Seda on ta välja öelnud. No ta on öelnud jah, ka minu komisjonis, milles tema põhiline küsimus oli ju komisjoni juhtidele ja opositsiooni esindajatele, kes talle teravamaid küsimusi julgesid esitada, mõtle missugune alatus, julgesid temalt midagi nõuda ja küsida, selgitust tahta. Et milles te mind süüdistate? Ma ei saa aru, milles te mind süüdistate. Et ongi nii, et ta keeldub lihtsalt aru saamast, ta saab loomulikult aru, ega ta idioot ei ole. Me ei saa ju teda pidada absoluutselt peast põrunud idioodiks. Aga ta lihtsalt keeldub ja see ongi tema kaitsepositsioon. Ma keeldun aru saamast, juriidiliselt on kõik korrektne. Kui te ei leia paragrahvi, nagu Ants ütles, et mulle käed raudu panna, siis olge vait ja ärge segage mul valitsemist. Jah, tõepoolest, ega me oleme paraku praegu, kui me nüüd üritame aru saada, mis olukorda Eesti ühiskond, ka parlament, ka valitsuskoalitsioon on pandud, opositsioon, mis olukorras me tegelikult oleme. Ja me oleme pantvangi võtmise olukorras. Ja Kaja Kallas on võtnud tegelikult oma hoiakuga pantvangi kogu Eesti riigi. See, et üks inimene suudab oma tahet peale suruda sellisel moel, loomulikult ei tee ta seda üksinda, vaid ikkagi abimehi on seal kõvasti juures, aga see näitab täielikku moraali puudumist, täielikku amoraalsust. Et pigem on see hoiak, mille võtavad
organiseeritud kuritegevuse gängide liikmed. Riik on nende jaoks mitte miski. Nemad teavad, kuidas asjad käivad. No minu jaoks näitab see siiski ka ebaadekvaatsust, sellises hästi fundamentaalsel tasandil või olemuslikul tasandil ebaadekvaatsust, et ta ei saa aru, mis on tema roll, ta ei saa aru, mis on tema vastutus, ta ei saa aru, kuidas käituda keerulises olukorras. Ja kui ma siin eelmises saates panin talle diagnoosi patoloogiline valetaja, siis selles saates ma jätkan siin meditsiiniga, et leinaprotsessis on 5 faasi. Lein kaotad midagi või kedagi väga kallist või jääd ilma millestki väga olulisest sulle, siis on leinaprotsess. Esimene faas on eitus, Kaja Kallas ilmselgelt on eituse faasis. Teine faas on raev. Ma ei tea, võib-olla me oleme seal juba kohal. 3. faas on kauplemine, siin kui me nägime sellel nädalal, kuidas ta ütles, et ma annan teile selle laenulepingu, kas te siis jätate mind rahule, see on niisugune kauplemine. Ja 4. faas on masendus ja 5. faas on siis leppimine. Aga ma arvan, sinna leppimiseni meil läheb veel maru pikalt aega, et erinevatel inimestel võib lein kesta kuude, võib-olla isegi aastate kaupa. Et see on nüüd tema erakond peaks aitama tal need faasid kiiremini läbi saada ja tema koalitsioonikaaslased peaksid aitama tal need faasid kiiremini läbi saada, sest minu meelest on jätkuvalt eituse faasis, ta lihtsalt ei saa aru. Et kui ta räägibki meile ka valitsuse pressikonverentsil sellest, kuidas ma olen, et mida ma teile halba olen teinud, ma olen tahtnud Eestit hästi valitseda, siis see näitab ka täielikku ebaadekvaatsust, et ei, sa oled ju Eestit erakordselt halvasti valitsenud. Rekordiline majanduslangus, rekordiline inflatsioon, rekordiline immigratsioon, rekordiline sündimuse kukkumine, kõik negatiivsed rekordid. Ja ainus, mis oli siis see, et Kaja Kallas on Eesti teinud välismaal suureks. Nüüd on Kaja Kallas teinud Eesti välismaal veelgi suuremaks, sest see jutt, mida me Stenbocki propagandast kuuleme, et välismaal ei ole, keegi ei märkagi seda, see on ka järjekordne jultunud ja süstemaatiline valetamine Eesti avalikkusele. Kuulge, lõpetage ära, meil kõigil on olemas kodus internet ja me ikkagi oskame rohkem kui ühte välismaa keelt ja oleme võimelised otsima üles suuremaid rahvusvahelisi meediakanaleid ja Kaja Kallase skandaal täiesti adekvaatse ülevaatuse, siis kajastusega sellest, mida ta on teinud, millega ta on vahele jäänud, mida ta on öelnud, mida talle on ette heidetud, mida talt on nõutud, on rullub välismaal, eriti Euroopa meedias ikkagi nüüd juba 2.–3. nädalat ja eriti poliitilistes ringkondades ei ole ühtegi inimest, kes midagigi Eestist teaks. Sellist, et ta ei küsiks meilt, et mis siis nüüd lahti on. Et see on ka järjekordne vale. Me meenutame, kuidas, kui meie olime valitsuses, siis ilmus kusagil mingisugune suvalises nurgataguses väljaandes Eestist Reformierakonna kontorist või siis Kersti Kaljulaidi poolt ette söödetud mingi sopalugu EKRE suhtes, milline kisa oli, meie maine välismaal, me oleme mingisugune õudne Ida-Euroopa tagurlik riik. Reformierakonna valimislubadus, Kaja Kallas oli ekraanil ja ütles, luban euroopalikku riiki, euroopalikke väärtusi. See, mida ta reaalsuses teeb, kattub sellega, mida ta reaalsuses ka lubas ja on vastuolus tema Ukraina ja Vene poliitikaga. Ei saanud, hoolimata lubadusest euroopalikku riiki saada, saime me tegelikult sellise kõige masendavama kleptokraatliku, korrumpeerunud poliitiliselt, täpselt nii nagu sa ütlesid, et valitsus saab maha võtta ainult käeraudadega, et sellist riiki me saime siis lubaduse peale euroopalikud väärtused. Valitsust käeraudadega maha võtta peavad olema need institutsioonid, kes on valitsusest sõltumatud ja need käerauad välja võtavad ja külge panevad. Aga meil ei ole ju sellist institutsiooni. Me oleme ju ammu rääkinud sellest, et prokuratuur täidab poliitilist tellimust. Kelle poliitilist tellimust? Kaapo täidab poliitilist tellimust. Kelle poliitilist tellimust? Ma ütlen, kelle poliitilist tellimust. Selle globalistlik, progressivistliku, niinimetatud liberaalse sekti, kes on lääne ühiskonna tervikuna pantvangi võtnud, nagu Ants ütles, selle tellimusi täidab. Ja Kaja Kallas on see nukukene, see Malvina, kes selle tellimuse täitjaks on Eestis ja sellepärast ka see klikk, see sekt teda kaitseb ja hoiab
ja meil ei ole seda institutsiooni, kes tal käed raudu paneb. See ongi see kõige suurem probleem praegu. Aga ma tahaks, et me räägiks korraga siiski sellest korruptsioonivastase võitluse erikomisjonist, sest see oli avalik istung ja seda said inimesed jälgida ja ma peaks küll ütlema, et nutt tuli peale, muidugi Reformierakonna propaganda käivitus koheselt pärast istungit, et komisjonis ei saanudki midagi teha, sest komisjoni istung läks laiali ja lappama ja kes seda laiali ajas ja kes seda lappama ajas. Sinna oli saadetud kohale Eesti poliitika, üübertroll Valdo Randpere ja loomulikult trollis ise ka Kaja Kallas seal, see on ikkagi, ma ütleksin, see on häbiväärne ja piinlik ja teda ennast alandav, et ta tuleb kohale ülekuulamisele sisuliselt, komisjoni ülekuulamisele aruandmiskohustusega ja ei võta kaasa mitte ühtegi mingeid märkmeid enda tegevuse või oma abikaasa asjade või äride kohta, et nad on nüüd 3 nädalat olnud aega neid asju selgeks teha, eks. Vaid selle asemel võtab kaasa mingisuguseid varasemaid poliitilisi tsitaate sinult või minult või ma ei tea kust, et mis need asjasse puutuvad. Ja üleüldse kaua te arvate, Reformierakonna trollid, et te saate seda mängu mängida, et aga teie ise ka ja vaadake, teie jutupunktid kattuvad Kremli jutupunktidega. Ei, mitte meie jutupunktid pole kunagi kattunud Kremli jutupunktidega, see on lihtsalt loll jutt. Aga nüüd on ikkagi täiesti selgeks saanud, et just nimelt Reformierakonna huvid, tegevused ja ka jutupunktid kattuvad Kremliga, et nüüd siis on viimases hädas, see on liberaali viimane selline õlekõrs, on hakatud jälle rääkima natsidest Eestis, et tuleb välja, Kaja Kallas ütles vist valitsuse pressikonverentsi järel või pressikonverentsi kuskil meediaväljaandel, et ega Martin Helme ei ole enam väikese natsipartei juht, ma saan aru siis, et ma olen nüüd suure natsipartei juht, aga see on ju täpselt see jutt, mida räägib Putin ja Kreml räägivad Ukrainast, ikkagi õudne natsivärk ja siin on muster. Kevadel ennem valimisi ju kõik reformierakondlased täpselt samamoodi siis korrutasid üle Kremli jutupunkte meie kohta seoses selle nii-öelda Prigožini looga, et ikka väga kattuvad on nende jutupunktid siin, aga lisaks sellele teenivad nad raha Kremliga äri ajades. Nii et see Kremli jutt, mida meile siin Jürgen Ligid ja ma ei tea, kes kõik on söögi alla, söögi peal rääkinud, see käib nende enda kohta. Ja iga kord, kui nad seda Kremli kaarti jälle vehkima hakkavad, siis nad ju virutavad endale vastu pead sellega. Aga minu meelest selle korruptsioonivastase erikomisjoni ikkagi kõige kesksem teema ju mitte mingisugust lahendust või vastust ei saanud, kust võttis Kaja Kallas 372 000 eurot, et laenata oma abikaasa äridele ja ka selle 372 000 on ju pikalt valetatud avalikkusele ja nende valedega vahele jäädud ja nüüd valetatakse ja vassitakse edasi. Algul räägiti 350 000, tegelikult tuleb välja, et on 370 000, siis tuli välja, et on veel 2000. Siis algul räägiti, et Kaja Kallas laenas selle maja ehitamiseks, nüüd on ja seda sama juttu rääkis ka Arvo Hallik ise avalikkusele pool aastat tagasi või natuke rohkem tagasi. Nüüd on selge, et mitte kunagi mingit plaani maja ehitada ei olnud, see oli ikkagi finantsinvesteering ja põhiküsimus, Kaja Kallas ütleb, tema on olnud edukas advokaadibüroo partner, ka see on vale. Ta ei ole töötanud kunagi üheski advokaadibüroos partnerina. Mis partner tähendab, eks ole, advokaadibüroo partner tähendab seda, et on selle advokaadibüroo osanik, advokaadibüroo on ka kas osaühing või aktsiaselts ja ta on selle osanik ja võtab siis dividenditulu sealt välja. Ta ei ole olnud ühegi advokaadibüroo osanik. Kui me vaatame seda... Äriregister seda ei kinnita. Ei, see on kindel, see on kindlaks tehtud, siin ei ole midagi võimalik vassida. Tähendab, tema on jälle valetanud, et ta on partner olnud. Ta võis oma visiitkaardi peale trükkida partner. Seda tihti lugu teevad advokaadibürood, et nad... annavad töötajale õiguse panna visiitkaardi peale, see on lepinguga ära fikseeritud, annavad õiguse panna visiitkaardi peale sõna partner, et jätaks parema mulje või annaks nagu suurema sellise kredibiilsuse, aga ta ei ole partner olnud, mis tähendab dividenditulu ta ei ole saanud, ta töötas 2008-2011 aastani advokaadibüroos selle aja jooksul, äriregister kindlalt näitab meile, ta ei ole partner olnud, kogu selle aja jooksul teenis see advokaadibüroo nii palju
siis dividenditulu, et kui ka kõik dividendid välja jagatakse, siis kogu perioodi jooksul said partnerid, noh kui võrdselt ära jagada, siis said partnerid seal umbes samas suurusjärgus 350 000 võrra dividenditulu, no tol ajal olid veel kroonid muide. Nii, ja palgatulu ei saanud ta kohe päris kindlasti mitte sellises suuruses, et tal tekiks mingisugune sääst 370 000 euro võrra ja ka Europarlamendi palk ei ole nii suur, et sul tekiks siin mingi aasta jooksul 100 000 või rohkem eurot või vähem, noh midagi taolist eurot, et sa saaksid selle endale sukasäärde panna ja siis suvalisel hetkel välja laenata, et see tegelikult vastus küsimusele, et kust temal need säästud tekkisid, on jätkuvalt lahtine ja see on oluline küsimus, sellepärast et nende rahadega on ta osalenud selles Vene äris ja teeninud, ta teenis selle me saime nüüd selle laenulepingu, mille ta andis komisjonile üle, seal on selgelt kirjas, et ta teenis dividenditulu, mis tähendab seda, et nüüd on nagu ka faktiliselt see tõestatud, Kaja Kallas osales oma abikaasa Vene äris ja teenis selle pealt ka tulu. Mul oleks siin üks remark, mis puudutab siis advokatuuri ja Eesti advokaate. Kaja Kallas on väitnud mitmel korral, et ta oli väga edukas advokaat, ta oli advokaadibüroo partner ja nii edasi. No, ise endise advokaadina ma astusin küll advokatuurist välja 91. aasta lõpus peale taas iseseisvumist, kui ma tulin Tallinnasse riigitööle. Aga mul on hulk vanu tuttavaid advokaatide hulgas ja mõned head aastad tagasi kerkis see teema, Kaja Kallas on seda ka varem rääkinud, kuivõrd edukas advokaat on olnud päevakorda ühes vestlusringis. Ja üldiselt teda kui edukat advokaati Eesti advokatuuris ei teata. Et siin oleks ajakirjanikel nüüd mõistlik minna tõesti Eesti suuremate büroode tuntumate advokaatide juurde ja küsida otse. Muidugi vastused jäävad ilmselt saamata, aga see on teema. Inimene riputab endale külgi sulgi, mida tal tegelikult ei ole. Ja noh, mis on jälle muster, valetab avalikkusele, valetab lihtsalt avalikkusele ja noh, on vahele jäänud sellega ja mis mind hämmastab on see, et jätkuvalt valetab edasi ja nõuab ikka meilt veel aru, et mis te must tahate. Tahame, et sa ära läheksid, sest sa oled valetanud. Aga Mart, räägi oma komisjoni muljeid veel. Ja, no ma tahtsin öelda selle tema eduka advokaadi karjääri kohta, et see on täpselt sama edukas nagu tema karjäär peaministrina. Nagu Martin ütles, kõikides valdkondades on ta täielikult läbi kukkunud ja nüüd on ta läbi kukkunud ka välispoliitikas. Sest kui rääkida sellest kajastusest, mis on mujal maailmas, siis no irooniline on see, kuidas on pööratud nüüd, kuidas Eesti raudne leedi Margaret Thatcher muutus Liz Trussiks. Ühesõnaga kuulajatele meelde tuleks, Liz Truss oli lühiajaliselt Suurbritannia peaminister, konservatiivse partei esimees, kes jäi vahele ka valetamisega. Aga kuna Suurbritannias õigusriik siiski mingil määral veel funktsioneerib, siis see sai talle saatuslikuks. Ja täpselt nagu Kaja, valetas üht, jäi vahele, valetas teist, jäi vahele, valetas kolmandat, jäi vahele, kuni lõpuks oli sunnitud ikkagi ametist lahkuma. Vaat Kaja Kallas ongi täpselt Liz Truss, valetab üht, valetab teist, jääb vahele, valetab uuesti, muudab oma ütlusi ja nii edasi, see on Liz Truss. Läbi kukkumine täielik, häbi täielik. Aga ma tulen selle advokatuuri juurde korraks. Ma olen viimase nädala jooksul mitme tuttava advokaadiga rääkinud. No Eesti on nii väike, et kõik tunnevad ju siin kõiki ja nad muidugi naeravad selle Kaja Kallase jutu peale, et tal olid advokaadi tööajast säästud. Advokaatidel on küll väga erinevalt, oleneb kui edukas keegi on head sissetulekud. Aga kõik nad ütlesid, isegi tippadvokaatidel ei ole niisuguseid sissetulekuid, et lõdvarandmega võib 372 000 eurot. Huvi tundmata, milleks seda kasutatakse, kus seda kasutatakse, kellegile välja laenata. Et sellist asja ei ole ja sellist raha
ei teeni üldreeglina isegi partnerid. Ja partnerid ka elavad ja kulutavad raha, see ei ole niimoodi, et raha muudkui koguneb ja sukas ääres. No Irja Lutsari väide, et kes palju tööd teeb, see ei saagi raha kulutada, nagu ta seal komisjoni istungil ütles, no kuulge ausalt, löö peaga vastu seina, tule mõistusele. Et need niisugused kõrvalmärkused, aga mis puutub komisjoni, siis komisjoni alguses läks muidugi kohe lahti ju trollimine Valdo Randpere. No ma tean, Valdo Randpere, kui ta asendusliikmena saadetakse komisjoni koosolekule, siis tal on ainult üks ülesanne trollida, komisjoni istung ära segada, mitte lasta päevakorra juurde jõuda. Kui päevakorra juurde jõutakse, siis segada nii, et päevakorras kogu aeg kõik valgub laiali, keskenduda ei saa. Ja seda tegi nii tema kui ka Kaja Kallas ise. Ja häbiväärne see, et püüdis süüdistada mind mingisuguses kommunismi lembuses. Valdo Randpere, kes aastast 1983 oli kommunistliku partei liige, Komsom oli aktivist ja mis ta kõik oli. Ja siis hüppas ära ja kahtlused on, et tegi seda KGB mahitusel. Kahtlused on jällegi midagi, me ju paberid ei tea, paberid võib-olla on kaapos, aga neid loomulikult keegi teine ei näe. Ja tulla siis rääkima mulle, kes ma olen alati olnud kommunismi suhtes vaenulikult meelestatud ja ei ole kunagi kuulunud komparteisse. No lihtsalt häbiväärne. Aga näitab nende jultumust. Mida me siiski saavutasime? Me saavutasime selle, et Kaja Kallas oli sunnitud oma laenulepingu välja käima. Nüüd me näeme siis kahte asja sellest laenulepingust. Esiteks, ta valetas jälle, järjekordselt ja mitmekihiliselt valetas, kuidas tema andis selle laenu ja tema ei teadnud, mis selle laenuga tehakse. Seda laenu anti välja mitmes järgus. Kõigepealt 150 000, kõigepealt 200 000, siis veel 150 000 ja lõpuks siis veel 22 000. Ja see kõik toimus enam kui 1 aasta jooksul. Järelikult see oli protsess ja selle protsessi juures oli Kaja Kallas kogu aeg ninapidi sees ja täpselt teadis, kuhu see raha läheb, mis selle rahaga saab ja laenulepingus oli ka selgelt kirjutatud see, et seal on Euribor pluss 8% dividende, 8% peab tema saama selle välja laenatud raha pealt oma kasumit. Ta teadis täpselt, ta teadis väga täpselt, ta oli kogu aeg kursis. Ta on selles suhtes jälle kõikidele lihtsalt tuima näoga valetanud. Ja aga põhiküsimus muidugi on ikkagi jah seesama. Aga kust see raha tuli? Kust see raha tuli? Kas see võis olla? Nagu mulle ütles üks Reformierakonna endine liige nüüd juba, neid on nüüd seal kogunenud päris mitmeid, kes on lahkunud muide sealt eelkõige just Kaja Kallase pärast. Kaja Kallase ja tema kliki pärast, kes on Reformierakonna üle võtnud. Ütles, et aga meil on sügav kahtlus, meil, mitmetel teistelgi Reformierakonna siseelu tundvatel inimestel, et see on mingi varasemalt pihta pandud raha, mida oli vaja legaliseerida ja mis tõttu võib olla tegemist rahapesuga. No mina ütleks veel üks asi tuli välja seal komisjonis, et tema annab raha, laenab välja ka sõbrannadele ja huvitav on see, et kui ta sõbrannadele raha välja laenab, siis ta teab väga täpselt, mida selle rahaga tehakse, kes teeb endale ilusalongi ja kes teeb endale toitlustusasutuse, teab väga täpselt ja ainult huvitaval kombel ei küsi oma mehelt, et selline Bill Clintoni aegne homopoliitika, et ära küsi, ära räägi, tuleb välja, on neil seal kodus rahadega. See on lihtsalt otsi lolli, kes seda jampsi usub, mitte keegi ju ei usu, välja arvatud Jürgen Ligi ja Lauri Hussar. Aga kui inimesel ongi palju raha, siis minu meelest on maailmas nagu üsna lihtne rusikareegel, et inimesed, kellel on palju raha, ei loobi seda suvaliselt laiali küsimata, mis on riskid, millal ma tagasi saan, mis siis saab, mis on selle tingimused kõik, et kuhu see läheb, et kui sa ikkagi annad 372 000 eurot välja veel jupi kaupa, et tuleb välja, et esimene ports ei olnud piisav, et on vaja järgmine ports välja anda. Ei ole ju reaalne, et sa ei küsi, et mis sellest esimesest portsust saab, et kas ma selle saan, kui sa ikka raha peale kogu aeg pead valama, et kas sul tekib ka mingi mure, et äkki sa seda lõpuks ei saa tagasi. See jutt on ju
lollide püüdmiseks ja ma ütleksin niimoodi, et neid lolle on väga vähe järgi jäänud siin, selle jutu uskujaid lolle, nad kõik põhiliselt kuuluvad Reformierakonda ja Eesti 200-sse. Et see ju lihtsalt ei ole tõsi jutt ja siin on ikkagi üks aspekt on veel, et kui siin saate esimeses otsas rääkisime sellest, kuidas nii-öelda Kapo on kutsutud appi Kajale poliitilist katet tegema, siis selle, mida nemad kontrollisid, jälle nad ei kontrollinud ju mingit raha liikumist, et selle jaoks on meil vaja teha päringud rahapesu andmebüroosse ja võib-olla ka Finantsinspektsiooni, et rahapesu andmebüroo on see, mis jälgib seda, et seda raha ei ole sanktsioonide vastaselt liigutatud, sest ma ikkagi veel kord kõigile tuletan meelde, skandaali puhkemise järel istus Kaja Kallas Tallinna vanalinna kohvikus maas väikese seltskonna inimestega, üks neist oli tema abikaasa, aga teine oli tema abikaasa kooliõde, mul ei tule selle kooliõe eesnimi meelde, aga Roos oli perekonnanimi. Helen. Ja kes on töötanud pikki aastaid Sberbankis. Sberbank on Kremlile 100% Kremlile kuuluv pank, mis on sanktsioonide all praegu. Ja sealt kaudu raha liigutada ei tohi. Kogu Vene rahasüsteem on sanktsioonide all ja SWIFT süsteemist välja lülitatud ehk normaalsel viisil Venemaale raha liigutada ei saa ja Venemaalt välja raha liigutada ei saa. Et nüüd nemad istuvad koos ja arutavad, ma ei tea, ilusat ilma augustikuu õhtul või septembrikuu alguses, et inimesega, kes töötas Kremlile kuuluvas pangas veel hiljuti. Et see kõik ja tahate mulle öelda, et Kapo ei näe, ei kuule, ei küsi. Ja kusjuures nüüd töötab see naisterahvas siis Rootsis registreeritud Metalli vahendusplatvormis, mille peamine lubadus klientidele on, et tagame anonüümsuse. No kuulge, teate. Ja siis Stark Logistics ja Metaprint tegelevad Metalliga. Et see ju, see lihtsalt karjub näkku meil, et loomulikult ta teab, mida tehakse. Aga meile valetab, et ei tea. Ma tõmbaks siit ühe joone veel. Aga mis asi on Sberbank? Tänapäeval noorem põlvkond ei tea üldse enam muidugi midagi vene keelest, ehkki see pressib meile suhu ja silma iga päev, vähemalt Tallinnas, aga mitte ainult Tallinnas. Ei juba, Saaremaal ja Võrus ka. Aga Sberbank on hoiupank ja Sberbank tekkis pärast seda, kui Nõukogude Liit lagunes Sberkassast ehk hoiukassadest. Aga kes töötas Eesti Nõukogude Liidu hoiukassade peavalitsuse Eesti harujuhina, see oli Siim Kallas. Et kas me ei või ka siin näha mingisugust hämarat liini, mis on võib-olla juba mitukümmend aastat toiminud kuidagi ka Eesti Vabariigi ja eriti Euroopa Liidu viljastavates tingimustes. Ja mida nüüd kasutatakse siis igasuguste sõprade, tuttavate, lehmalellepoegade kaudu, et Kallaste perekonna rahaasju ajada. Aga minu meelest nüüd ikkagi, tänase päeva seisuga on paar asja on selge. Esimene asi on selge, et Kaja Kallas ise ei lähe, ta on seda korduvalt kinnitanud ja ta on väga, nagu öeldakse, pirtsakas mõisapreili, ta on oma kannad maha surunud, leiab, et talle tehakse liiga, tunneb ennast ohvrina, see näitab uuesti tuleme tagasi selle ebaadekvaatsuse juurde, täieliku ebaadekvaatsuse juurde. Reformierakond on praegu vähemalt ütleb, et nemad teda maha ei võta ja minu meelest on siin selgelt näha, et nad ei võta teda maha, mitte sellepärast, et nad tahaksid kangesti jätkata Kaja Kallasega, vaid sellepärast, et Reformierakonna sees toimub väga vaikne ja väga nähtamatu, aga seda intensiivsem sisetüli troonipäriluse pärast. Et küllap see sisetüli troonipäriluse pärast varsti, paratamatult peab ka kuskilt avalikkusele paistma hakkama, aga praegu toimub ikkagi troonipärilussõda täiesti selgelt kulisside taga. Ega Reformierakond on ju nüüd Kaja Kallase all suutnud näidata sellist ühtsust, aga ega seda ühtsust seal ei ole, seal on leerid jätkuvalt, seal on inimesed, kes ei ole siiamaani maha matnud oma ambitsioone võtta erakonna juhtimine üle, loomulikult Kristen Michal, loomulikult Hanno Pevkur, aga siin ka Paet unistab nendest asjadest, siin on väiksemaid nimesid Võrklaevadest ja
Tartu linnapea, noh, erinevad sellised tegelased veel sinna juurde, aga seal käib manööverdamine ja senikaua, kuni nad ei ole paika manööverdanud ennast, senikaua hoitakse Kaja selle tooli peal, mis siis, et teda pommitatakse iga päev, mis siis, et tema maine on nii juba praegu täiesti räbaldunud, koos sellega räbaldub iga päev Eesti maine, koos sellega on paralüüsis poliitiline protsess nii valitsuses kui parlamendis, see kõik neid ei huvita. Neil käivad omavahelised troonipärilus vaidlused ja noh, ma ei tea, kas Kaja saab sellest aru või ei saa, ma ei oska seda arvata. Ei ole kindel, et ta sellest saab aru. Ma tahaks ühe pintsli tõmmata nüüd siia juurde veel, kui me räägime sellest korruptsioonivastase erikomisjoni tegevusest, et me kutsume nüüd algaval nädalal välja kaitsepolitsei asedirektori, kes tegeleb konkreetselt riigisaladuse ja NATO saladuse lubade väljaandmise ja selle protseduurikaga ja kõige muuga. Keeldus tulemast, vähemalt väitis, et ei leia aega tulla meile Margo Palloson, uus kaitsepolitsei peadirektor, keeldus tulemast jälle järjekordselt ka Kaja Kallas, leides, et tal ei ole eeloleval nädalal aega, no me siis varume järgmisteks kordadeks, ükskord nad peavad selle aja leidma. Aga ma tahan selle kõige juures öelda, et korruptsioonikomisjon on mitte just kõige operatiivsem. Meil korralisi istungeid on ainult üks kord nädalas. Et see ei ole see kõige operatiivsem ja kuna koalitsioon seal kaikaid kogu aeg kodarasse loobib, ka kõige efektiivsem menetlemisorgan. Et antud juhul, kui õhus on ikkagi sedavõrd tõsised kahtlused Venemaa suunal äri ajamisega, rahade puhtusega ja nii edasi, siis oleks iseenesest mõistetav, ma rõhutan, iseenesest mõistetav, et selle teema võtavad üles kaitsepolitsei ja prokuratuur ja algatavad ametlikult vastavad juurdlused, pääsevad ligi kõikidele andmetele, saavad kuulata üle kõik inimesed, saavad vastandada ütlusi. No Ants võib täiendada endise advokaadina, mismoodi need protsessid kõik käivad, aga tegelikult peaks see nii olema. Eeldusel, et nad on tõepoolest õigusriigile kohaselt objektiivsed, erapooletud ja käsitlevad asja täie tõsidusega. Sest mina ütlen, et sellise banaanivabariigi, nagu Kaja Kallas ja Reformierakond on praegu Eestis kokku mätsinud, tulevik saab olla ainult üks riikluse kaotamine. Mul on üks remark veel siia nüüd juurde, mis on seotud riigisaladuse loa ja NATO lubadega. Ja see indulgents või viigileht, mille taha Kaja Kallas üritab peituda ja avalikkus sellega eksitab, on see, et temale on antud kõige kõrgemal tasemel NATO riigisaladuse luba ja teda on põhjalikult läbivalgustatud. No me rääkisime varem sellest, et see läbivalgustamine ei ole olnud põhjalik ja sellel on olnud ajalised piirangud. Aga ma tooksin kõrvale hoopis sellise paralleeli, et tõenäoliselt Eesti julgeolekule tänaseni kõige suuremat kahju tekitanud võõrriigi luurega koostanud inimene Herman Simm, kes oli siis Kaitseministeeriumis vastutav kogu Eesti riigisaladuste eest. Temal oli ka NATO kõige kõrgema taseme riigisaladuse luba ja mitte ükski Eesti sisene protsess ega protseduur ei viinud tegelikult selleni, et Simm oleks vahele võetud. Need asjad tulid mujalt. Ja mul on kahtlane tunne, et Eesti riigiasutused, ka õiguskaitseorganid ja kahjuks ka need inimesed, kes seal töötavad, ei adu endal lasuvat kohustust olla põhiseaduse ja põhiseadusliku korra kaitsel. Sellisel juhul tulebki meil paraku loota sellele, et sekkumine tuleb mujalt ja see sekkumine tuleb varem või hiljem. Ma siin juures ütleks, et veel üks asi, mida võib-olla avalikkus ei tea ja millega ka meid on siin mängitud sellist pimesikkumängu, et tegelikult ju riigisaladuse luba, Eesti kõikide kõrgemate saladuste load saavad ministrid automaatselt. Et rahvas on usaldanud, ole sa milline sa tahad, sa selle loa saad. NATO saladuse luba
ei saa. NATO saladuse luba on nii-öelda ka välisriikide või välismaiste asutuste saladused ja selle jaoks tehakse teistsugune kontroll. Ja nüüd NATO saladuse luba tegelikult, seda kontrolli tegelikult teeb üldse Välisluureamet, mitte Kaitsepolitseiamet, vaid Välisluureamet. Ja Välisluureamet on olnud täiesti vait praegu. Mina tegin ettepaneku kutsuda ka siis Välisluureameti kui NATO riigisaladuse hoidja ja selle kontrollija esindaja komisjoni istungile, seda paraku ei ole tehtud, sest komisjoni esimees ei pidanud seda võimalikuks ja piisavat toetust ma kolleegidelt ei saanud. No ilmselt tuleb seda edasi taguda. Nemad ju selgelt ei taha, sest nende jaoks on teema väga edukalt praegu avalikult välja mängitud, et Kapo käis kohal ja ütles, Kaja Kallas ei ole Vene agent. Lõpetatud, kriminaalasja meil ei ole, paragrahvi ei ole, kriminaalasja ei ole, kõik on korras järelikult. See väide, tegelikult nad ei ole seda väitnud, et kõik on korras, et selle kõik on korras lisavad sinna juurde Jürgen Ligid ja Kaja Kallased ja tema siis erinevad apologeedid, aga vähemalt on neile antud siis need paar lauset, millele saab lisada omalt poolt, et näete, kõik on ju hästi. Aga ma ei ole kindel, et neid lauseid võimaldavad siis Välisluureameti erinevad selgitused või ütlused neil enam välja öelda, mis tõttu minu meelest peaks, ja meil ongi ju 2,5 luureasutust, sõjaväeluure on nüüd selline ära kärbitud, aga meil ongi ju mitu luureasetust selle jaoks, et 2 pead on 2 pead ja mitu silma on mitu silma, eks ju, et nad ka üksteisel hoiaksid silma peal. Et kui üks ära korrumpeeritakse või ära infiltreeritakse, siis teisel, ütleme, nad saavad ka üksteisele siis appi tulla või tuge teha, eks. Et aga praegu on kogu mäng pandud Kapo peale. Ma siia juurde veel ühe asja tuletaks meelde, et see tänane Kaitsepolitsei peadirektor on ju pandud paika Kaja Kallas enda poolt. Et tuletame meelde, kuskil aasta tagasi oli suur vaidlus meil nende julgeolekuasutuste juhtide määramisel ja tollane siseminister, praegune siseminister Lauri Läänemets käis ja kurtis, kuidas teda ministrina oma valdkonnas ei usaldata ja tema personalivalikut peaminister ei toeta. Et see on ju Kaja Kallase poolt välja valitud inimene, kes on pandud Kaitsepolitseid juhtima ja loomulikult kes siis leiva isa hammustama läheb. Aga ma tahaks selle küsimuse ikkagi püsti panna, aga mis meil nüüd saama hakkab siin järgnevate, ma ei taha isegi sellest väga jääda rääkima, et mis Riigikogu tööst saab, et Riigikogu tööst me räägime kindlasti järgmisel nädalal, kui esimene Riigikogu istungi nädal on ühel pool, aga mis meil need tegelikud variandid on üldse siin Eestis edasi liikumiseks, et ma kõigepealt võib-olla küsiks seda Mardilt. Minu jaoks on põhiküsimus see, kui korrumpeerunud on Eesti julgeolekuasutused. Kui korrumpeerunud on Eesti julgeolekuasutused ja prokuratuur. Sest et ikkagi me näeme, Kaja Kallas kriiskas pidevalt seal, kuidas tema nõuab ja ootab võrdset kohtlemist. Ma arvan, et kõik Eesti Vabariigi kodanikud ootavad võrdset kohtlemist. Kersti Kracht, kes pandi 6 ajaks eeluurimisvanglasse, mille eest? Mõne välja nopitud telefonikõne eest, kus ta mitte mingisuguseid korruptiivseid kokkuleppeid ei sõlminud. Need on ju põhimõtteliselt, need telefonikõned on ju teada, mis seal oli. Lihtsalt aeti mingit pläma, kuidas midagi võiks ja midagi saaks ja nimetati mingeid nimesid, aga konkreetselt korruptsioonijuhtumit ju ei olnud. Aga istus 6 aega kinni, täpselt samuti Hillar Teder, istus kinni, pandi trellide taha. Mille eest? Mille eest? Täpselt samuti võime võtta Parvel Pruunsilla juhtumi. Lennati peale, võeti ära telefon, konfiskeeriti arvuti, takistati advokaadiga suhtlemist. Mängiti mingit tsirkuse mängu. Oma telefoni pealt ei tohi helistada, aga abikaasa telefoni pealt võib helistada. Kas te lollakad peast või? Aga me saame seda teha, me võime seda teha, me teeme seda. Aga üldse kohtmist ei ole. Kus on praegu Kaitsepolitsei, kes oleks peale lennanud Stark Logistikule ja Metaprindile ja kes nad seal veel, need firmad on, kontoritesse, arvutid ära, telefonid ära, kohe otseselt ütlusi andma. Ütlused fikseeritakse, protokollitakse, lastakse allkirjastada, et pärast ei oleks võimalik öelda, et ei, ma pole midagi taolist öelnud. Me ju teame, kuidas protseduurid käivad.
mitte midagi taolist ei ole juhtunud. Mitte midagi taolist ei ole juhtunud. Ja see on praegu minu arvates, et Kaja Kallas on nagu vette visatud kivi, kus me näeme, kuidas lained lähevad aina laiali ja puudutavad üha enamat ja enamat riigi institutsioone ja nendes institutsioonides töötavaid inimesi ja laiendavad Kaja Kallase kohale kerkinud kahtlusi nendele institutsioonidele ja nendele inimestele. Ja lõpmatuseni ei ole ju võimalik seda mängu mängida. Nad muidugi kujutavad ette, et on võimalik. Aga lõpmatuseni minu meelest ei ole võimalik seda mängu mängida, et midagi ei ole juhtunud. Et natukene sai vähe müratud. Aga nüüd läheme eluga edasi. Ei saa eluga edasi minna. See ei ole normaalne riik. Ma ütleksin niimoodi. Natukene tundes ikkagi rahvusvahelist poliitikat ja rahvusvahelisi suhteid. Ka kõige korrumpeerunumad Ladina-Ameerika riigid ei ole nii hullus olukorras, kui on Eesti. No mina ütleks... Eesti on muutunud täiesti mädade banaanide vabariigiks. Mina ütleks Kaja Kallase soovi kohta, et tema tahaks, et teda koheldakse nii nagu Martin Helmet, et ole ikka Kaja ettevaatlik oma soovidega, et kui sind koheldaks nii nagu mind, siis sust oleks järgi jäänud märk plekk juba mitu aega tagasi. Et sellist kohtlemist nagu konservatiivid kogevad ka kõige väiksemate vääratuste, eksimuste või ka üldse mitte millegi tegemise eest, nii nagu me selle Prigožini loo puhul teame, pekstakse meid päevi, nädalaid ja kuid. Ja kui Kajale siis esitatakse kuskil pressikonverentsil üks teravam küsimus või sisulisem küsimus, siis ta hakkab lalisema lihtsalt või kõiki sõimama. Et see võrdsest kohtlemisest ei ole mõtet rääkida, aga Ants, sulle viimane sõna. Ja mul on paar tähelepanekut veel juurde lisada. Eks teatud tööhetked saabuvad siis, kui Kaja Kallas on liikumas Euroopasse või mujale. Ja eks rahvusvahelisel pressil on võimalik ka erinevatel pressisündmuste puhul temalt erinevaid asju küsida. See saab kindlasti olema huvitav. Aga mulle meenub üks episood E20 Brisbane'is, kui Vladimir Putin jalutas ihuüksi pausi ajal ringi, sest mitte keegi temaga rääkida ei tahtnud. See oli väga ilmekas signaal. Eks me näeme peatselt, kes on need Kaja Kallase lähemad liitlased Euroopas, kes peavad võimalikuks temaga suhelda business as usual, sest üldiselt sellised moraali ja eetika eiramised pannakse siiski tähele ja mitte keegi ei soovi ennast selliste inimestega koos avalikult eksponeerida. Aga võib-olla lõpetuseks veel see moment, et julgeolekuasutuste komisjoni probleemid on seotud ka sellega, et need protseduurid, mida see komisjon saab teha, kui kiiresti peavad vastused saabuma, need on puudulikud, need praktiliselt puuduvad ja me oleme olukorras, kus komisjon, mille maksimaalne võimekus on võib-olla järgida julgeolekuasutuste eelarvete koostamist, selle kasutamist ja teatud sihtotstarbelisust, ei ole suuteline tegelikku kontrolli nende asutuste üle teostama, et meil on vajalik ikka kapitaalremont kõigi nende julgeolekuasutuste kontrollsüsteemis. Et see on selline üldisem tähelepanek, sellele muuseas on juhitud tähelepanu alates Simmi juhtumist ja mitte midagi pole siin riigis ette võetud. Kapitaalremont. Sest et nii sobib neile, kes otsustavad. Paraku nii on. Aga meie saateaeg on läbi saanud, tänan Ants Froschi, meie fraktsiooni liiget ja julgeolekuasutuste komisjoni liiget, tänan Marti, kes mõlemad olid täna meil telefoni teel, tänan kõiki kuulajaid ja eks järgmine nädal läheb see asi edasi. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.